Nii, oleme jõudnud oma teise hotelli, aga kui me siia linna saabusime selle Boltiga, siis kohal ei tunda, et feeling ja õhkkond on hoopis teine. Hoopis teine, aga meri on seal. Aga... Meri on seal. Näete, kuidas Victoria harjub selle tai eluga ära, et seal tõuvad kätt kokku, nagu see, siis Victoria kogu aeg paneb 2 kätt kokku ja tänab. Vaadake, kuidas inimesed kohe kohanduvad. Oleme teada saanud, et saime oma toha kätte, me ei peagi 3 tundi ootama, kuni kell 3, et saame, ootame 5 minutit, saame toha juba kätte. Kell on 12 läbi natukene. Vaata siuksed sündmused. Kuidas kommenteerid? Täitsa ootamatu. Väga ootamatu. See muudab terve nagu päeva käekäiku. Ja, merevaade. Peaks olema. Hommikusega 8. korrusel. Suitsu ei tohi toas teha. Suitsu ei tohi siin kuskil toas teha. Vaata, mul on õlatriib. Nii, ja oleme jõudnud oma teise hotelli. Kui soe siin on. Konditsioneer. Vannituba. Päris suur. Nii, siin saab täitsa süüa teha. Vaatame siis, milline siin vannituba on. Kui suur ja vägev. Duš, WC, vann. Vaatame, mis siin veel. Siit juba päris soliidne vaade. Jaa. All on basseinid, ilus merevaade. Eks me siin siis vaatame, kas me siin seda vaadet parandavat vaadet on vaja teha. Kuidas parandad sellist vaadet? Vaata seda vaadet. Rõd on ka meil, jah. Noh, siukene see tagasihoilik teine hotell meil on. Nii, tulime nüüd hotellist välja, aga nagu näete kohe mere ääres vist ei saagi, et siin hotellide need asukohad. Aga esimene mulje on kohe, hoopis vaiksem. Kaua me jalutame peame, et me kuhugi linna jõuaksime. Ja vaatame, siuke see on. Siuke, jah, et nagu tundub, et hotellist vaadates, et päris mingi mööda ranna äärt sa ei jaluta, aga internet ütleb, et kuskil mingi promenaad peaks olema. Ja on ka Walking Street, kus on ööelu. Vaatame selle ka õhtul läbi kindlasti. Meie esimesed beebistepid siin. Beebistepid, jah, me vaatame. Jah, alles avastame. Alles avastame. Tulge ka. Jalutame siin. Me sattusime kuskile mingi natuke, ja saab öelda linna moodi asja või melu moodi asja või. Jah. Ja siin on mingi tänav, mingid poed. See on nüüd see õige miski, mis meile... Ei, see on ikkagi Euroopa oma või? Aga ei, Tai brändi. Kindel või? No kirjas on, aga Euroopas on Vibe on natuke teistmoodi, võib-olla me pole veel õigesse vibe jõudnud, aga ma arvan, siin ei olegi siukest. Võib-olla kuskil ranna ääres, kuskil võib-olla on siuke natuke rohelist banaani osta, süüa osta. Aga ma oletan, et siin on odavam veel kui seal Pattaias. Kas me ei näe mitte seal tuk-tukki, mida me Pattaias mitte ühtegi näinud. Katsume siis sellist teha, kuidas siis tuk-tukiga sõidetakse. Jah, ma arvan, et tuk-tukiga ma pärast tagasi minna. Et esimesed sõidud tulevad hästi kallid, siis harjume ja siis edasi saame normaalsinnaga sõitu. Selline esmamulje siit väiksest linnakesest. Siis muidugi, mis Taid iseloomustab väga palju siukse juhtmete puntreid jookseb nagu igalt poolt massidena. Elektriku töö on siin ilmselt väga lihtne. Ja siis selle linna üks vaatamisväärsusi väidetavalt
kell. Kui inimestel ei olnud kunagi mobiiltelefoni, siis nad alati leppisid kokku, et kuule, saame homme kell 12 siin kell all kokku. jah. No ma ei tea, kas see nii oli, aga see võis olla vabalt. See raudselt oli niimoodi. Aga noh, sellest ei viitsi kogu aeg rääkida, aga palav on ikka niiske palav. Ükspäev mõtlesin juba, et oi, kuule, kas ma tõesti olen nagu, ei pane niiskust tähele. Siis ei, niiske, jälle niiske. Tundub, ei ole kassid. Ei ole kassid või? Ei ole kassid, ära jama. Jah, sellepärast mulle meeldibki kassid, mitte mingisugused hullud koerad, kes jooksevad, teevad ootmatud juttu, pauguvad. Muidugi elektriliinide paigutus. Siis siin on ikka majad oleme, seal on siis see on tai lahti ikka, eks ju? Jaa. Ja siis majad on siin siukse vee pea ja siuksed postid. Vaat vett ei kuku. No kui sa mind ei lükka, siis ma kuku. Aga ma tahaksin sind lükata. Selles mõttes ei kahtle. Tulime siia mere äärde, siis Victorius tahtis sinna minna. Ma ei tea, mis seal silt seal on või? Ja see, mis otsal on? Mis seal otsas on? Seal on mingi see tempel. Tempel või? Aga vaadake, kui põnevad paadid sinna on jälle. Nendega saab merele minna küll. No ütleme nii, et jah, saab merele minna küll. Putitled natuke üles ja näed, viskab... Natukene värvikiht peale ja läheb. Ja viskab sealt vee välja ja... Jah, mis siis on? Nii saa või? Ikka, muidugi saab. Muidugi. Nii et lähme sillime. Lähme. Vaatame veel, mis põnevat. Vaatake põnev on ju. Ja mitte ühtegi silti inglise keeles ei ole. See on märk sellest, et turissi, mis tavaliselt ei saatu. Ja siis mõtlesime, et võtame väikse kehakinnituse siin ilusa vaatega kohas, enne kui me lähme sinna templisse, kui ma ei tea, kas meid sisse lastakse jälle, kuna me oleme nii alasti. Ah jaa, anna see pudel sealt. Ja siis pidi olema, eile ma jõin seda ühte õlut, mis tundus siuke, no nii ja naa ja siis üks kommenteeris, et teine on Shinga õlut, aga see on nagu natuke kangem ja tummisem, nii et proovime. Kas sa jõid eile Shinga õlut ka? Jõin või? Kuskil sa jõid ja ma ei mäleta kus. Aga ma ei tea, kas seda serveeriti ka jääga või? Jaa, üks põnev asi on siin, et tuuakse õlu ja siis tuuakse eraldi tass koos jääga. Ja mis on veel huvitav, et ka kõrega, et kui sa oled naine ja õlu tundub liiga mehelik, siis saab juua seda kõrega või siis õlut jääga. Vaat huvitav ka. Toorvõtsis papaia salat, et keegi tal sundis seda sööma. Ja siis pildi järgi võtsime neid, ma arvasin, meil on krevetid või midagi, mingid vastmused asjad, aga ma ei tea, mis need on. No krevette ei ole. Näete, see on jälle. Victoria ütles, et see on krevett. No, oli õigus või? No oli sul õigus nüüd või? Ma isegi julgeks öelda, et see on seal, jah. No ühesõnaga, väike snäki eine koos õllega siin. Haigelt magus. Maแล้วครับเนื้อย่างโคขุนอร่อย Ja tee templi poole alati müüb. Siin, kui lähevad inimesed templisse, on alati võimalik oma putkad püsti panna, oma kaupa müüa. Putukad! Okei, see nüüd harjutab putukad, ise ei söö mitte midagi. Nii, kas me nüüd jõudsime kuskile siia templi parki piirkondaga? Seal on mingi see tempel, mis me seal teise pool näitasime. Siin on mingid siuksed Buda, tempel Buda. Seal on need 12 aasta-aast, need looma-aastad. Ma näen, et seal on mingi kukk ja siga ja nagu Rotermanni seal vaatan. See on Rotermanni keskus ühesõnaga. Ühesõnaga läbi selle Toidu tänava, mis alles avati. Sest ikkagi kell on päeval, mitte, ma ei tea, kell on 3 vist. 3, jah.
et see on nagu ikkagi Hispaanias, et ega siin päevavalguses midagi väga ei toimu, et natuke ollakse lahti, aga Hiina kalendri või teemas. ja see vist jah, mingisugune rohkem Hiina värk, kuigi ma ei tea, mis Tai ja Hiina vahel on nagu nagu samas nagu venelased, eestlased on tegelikult sama rahvas nagu. Ja siis siin on madu, kes ei tea, siis mina olen madu ja siis seal on mingi jänespüks. Mina olen jänes. Ma arvasin terve elu, et ma olen draakon. Aga ma ei tea, see on mingi Hiina mingi templiga seotud. Nojah, eks siis vaatame. Siin on nende laudade peale potasega astuda ei tohi. Ja siin saad siis kummardada ja panna selle põlema, et sind saadaks õndsus, rahu ja palju raha. Ja ei ole asja, mida ChatGPT ei tea. See on Hiina stiilis pühamu, kus ka kohalikud hiinlased käivad siin rahu saamas, palvetamas ja see on kindlasti koht, kui te ei ole sattunud, kuhu võiks tulla. Siia soovitatakse tulla ka õhtul, kus see kõik on tuledes, laternates ja on hoopis teine. Umbes nagu vaata Eiffeli torn. Vaata lihtsalt on mingisugune kuradi elektripost, aga õhtul on hoopis teistsugune. Aga kas need küsisid, mis need ujuvad seal? Ma ei küsinud, mis seal meres on. Ma arvan, need on jah, et need on need karbikasvandused nagu. Raudselt on. Aga sa võid ju küsida, sest ChatGPT teab kõik, et ChatGPT peab isegi rohkem kui Victoria, mis tundub kui uskumatu, aga ChatGPT eksib ka, sest just on suur probleem, et Kim Kardashian küsis juura küsimusi ChatGPT-t ja ta vastas valesti. Siin kalamees püüdis kala kinni milline. Võta kätte nüüd. Selfie. Selfie. Silmadest päris raske. Mis kala see on nüüd? See on rai. Nii, üritame siis oma tuk-tuki süütusest lahti saada. Mina ei ole kunagi sõitnud. Ma ei tea, kas Victoria on, aga mina ei ole. Saime läbi raskuste huvitav, eesti keelt nad ei oska. Nad ei saa mitte midagi aru. Inglise keelest ei saa ka mitte midagi aru, aga ühesõnaga kuidagi. Aga sõitis ta teisele poole, ma lihtsalt lehvitasin, näitasin kaardi pealt, kus me lähme. 100 kohalikus on siis mingi 3 eurot. 2,5. No ma ei tea, umbes mingisugust. Nii et tuk-tuki süütus minul läks, ma ei tea, kas sa oled läks, mina ei ole varem ka tuk-tukiga sõitnud. Me süütus läks. Esmakordne kogemus meie mõlema jaoks koos. Me suht väiksed on, aga ikka mahub ära siia, sest teist on madalal ja ühesõnaga sõidame hotelli. Puhkama. Külma duši. See teine Marko, minu õelapse Marko palus, et ma tooksin siit Sriracha kastat talle. Ja ma pean üles leidma, kuidas see välja näeb. Ma ei ole kindel, et see on. Kuidas sa selle lennuki peale viid? No kui me võtame kohvri, siis see on lihtne. Kui me võta kohvrist, see peab olema alla 100 milliliitri pudel. Ühesõnaga tuli meil siia nüüd selle Sriracha Turule. Kes linna, kes turule. No, ikka samamoodi. Võtad siit tellid süüa ja saad see keskil süüa ja siin on suur riideid, siin on suur center. Me tegelikult tulime McDonaldsisse ja. Aga siin neid tüdrukuid ei ole. Siin neid ei tohiks olla, jah. Scan, jah. Mina ei ole kunagi siukses kohas käinud, nagu et kus siin see asi käib siin ringi, kus siin keskuses me oleme, maksad mingi summa ja siis sa võid süüa kõiki, mis sa tahad. Üks natuke 100 kohalik on odavam, kui sa võtad ainult sushisid, aga kui sa tahad kõiki võtta, sushid on sees, siis Okay, and how? Siis Choose from here.
ma ei tea. I can't take from here. Kuidagi. Aga kui siin on toores liha, mis sellega tehakse? Kuhu sa meid tõid? Mul tunnub, et ma olen nälga siin lihtsalt. Me ei saa, me sööme siin piiramatu. No jaa, aga mida ma söön siin? Ma ei tea, et mingi toores liha, ma pean ise küpsetama hakkama. Mida ma ei oska isegi, palju kaua ma küpsetama. Siin on üks muna, siin on salatile, siin on mingi juur, siin on mingi juust. Ma ei saa aru. Ma mõtlesin, et siin on mingi sushi tuleb järjes, võtan siit sushit, söön palju tahan. Aga ma ei näe mitte ühtegi sushit. Sushi on seal. Kusko? Taga ja siis me võime siit tellida ka. Sushit ma toon sealt tagant. Ja mida ma tellin sulle sushit või? No ma ei tea, ma proovin siin mingi liha süüa alustuseks natuke, aga ma ei tea. Tellin sushit ka. Aga ma ei tea, kuidas. Vaadake, kuidas Victoria õpib süüa tegema. See hetk on jõudnud kätte. See hetk on jõudnud kätte. Juba ette taha täna, nüüd õpib süüa ka tegema. Nii et te peate ikka kõik mehed, kes omate mingit naisi, siis tulge ta taisse. This here as well? Okay. Kuule, küsile käest, kas ta saab meile koju kaasa tulla, siis me saame kodus ka süüa. Jaa. Ühesõnaga Victoria. Ei no ega siin ei ole üldse midagi rasket, lihtsalt võtad siit selle liha või kreveti ja viskad siia kuradi. Maitsest, kui viskad selle, keedad ära lihtsalt paar minutit, keedad valmis, siin ei ole mitte midagi rasket. Jah, vaata seal on, ma praegu panin ka tempura, ruttu tegin valmis ka siit seal. Tegid. Mis on kala lihtsalt? Kala, muna, võtad seini, üle iganes, viskad see vette, lased paar minutit läbi, krevetid võtad, pumm, saba tahad roosaks, valmis, pumm, hakkad sööma, nii, pumm, tahad, võtad õlu, pumm, tahad tellid sushit, pumm, väga lihtne. Ülu professional. Tore kogemus, uuesti ei läheks. Ei, samas isegi nüüd teistkord juba vaata läheks, siis oleks juba asjad selged ja kuidas seal küpsetada, liha teha ja krevette ja nii edasi ja mida sa võtad, noh, vaata enne lähed, siis ei tea mitte midagi, mõtlesid, et siin hakkab mingid ise kuradi küpsetama, et nagu, et ootad. Ja ostaks kohe sushit rohkem tellida, vaata. Jah. Sest et toovad sushid ühe kaupa. Vaatab pildi peale mitu sushit. Pildi peale 4 tükki. Ja siis tulevad ühe kaupa kõik erinevad. Ei, aga selles mõttes nagu jälle kogemus igas ka käidud ja koos õllega läks maksma meile umbes 30 eurot. Võib-olla natuke vähem, jah. 30 euri umbes. Jah. Et vaadake meie video ära ja siis võite tulla ja siis olete mingid professionaalid juba. Vaata midagi magusat ka. Ma pole kedagi neid, kes nii palju sööks. Ja nüüd on täpselt see sama koht, kus me siin päeval olime enne. Seal taga otsas on see Hiina tempel siis. Ja natuke teine melu. See linn tundub ka siuke, kus on väga palju rõhku pandud Hiina ja Jaapani asjadele nagu või. Õhtu tuledes ja viledes. Vaata väiksed. Õhtu tuledes ja viledes on siis selline. Päid ja väga. Ja seda võib öelda, et kui Tai on nagu maailma kõige palavam riik või maa, kus ma käin nagu söösel on ka, siis siin on kõige rohkem mereandi, nagu ma ei tea, ma olen mingid Euroopad ja Ameerika ja kõik Mehhikod asjad käinud, aga ikkagi jah, mereandide poolest annab Tai ikka kõigile silmad ette. Victoria nägi šokolaadi müüa, siis loomulikult kui Victoria näeb šokolaadi müüa, siis Victoria šokolaadi ostab. No šokolaadi on siin vähe. Ütleks nii, et jah, pole just kõige šokolaadisem šokolaad, mida ma oma elus söönud olen. No see on punane šokolaad. See on suhkrumast ja väga hea, väga hea. 9 บาทอร่อยได้ทั้งครอบครัว Siin on isegi täitsa populaarne, et pada keeb siin keskel ja tehakse ise endale ikka süüa. Ei ole nii, et peab kõik ette taha ära tegema. Võta liha küpseta ise. Sa pead tegema. Mis sul on nüüd? Itsin armastused. Kui päeva siin jalutasime, siis
ma nägin, et autokastis on mingid pisikesed sead. No ma oletasin, et nad on mingi muu eesmärgiga. Can eat? Yeah. Can I eat? Thank you. Okay, a little bit. Yeah. Okay. No, mis on nüüd Tee pilte ka. Okay. emotsioonid. Ma olen nii õnnelik. Ükskord varsti me võtame endale koju ka väikses ja Sulle piisab ühest seast küll ja sellest siga ei tule ma kunagi. tahaksin minisiga. Ainus minisiga, mis võib tulla, on jõuludeks sinna laua peale. Ei. Marko, ei. Enne siin jalutades jäi meile siuke veinilett ette, et ta siin degusteerib neid. Nad tundusid päris huvitavad, ma ei tea, kas ma päris magusad tahaksin, aga need maitsed on päris huvitavad. Kas need veinid on osad nagu veinijoogid, aga osad on nagu päris veinid. Nii, käes on hommikusöögiaeg, lähme vaatame, millist söögis ja kuidas sellises hotellis pakutakse. Jah. Kas on Rootsi laud või hotelli või? Makaroni pole ammu saanud, rohelise lett. Ja siis saab taivarast Nõudleid, liha, riisi. õues on kohta, küll mõtleme kohta. Siin on kõik ma ei saa. Aknad lihtsalt on udused. Niisked. Siis hommikusööki. Siin hotellis eristab tõesti see, et siin saab panna kohe riisi ja liha ja spagetti või nuudel ja mida iganes. Noh, vajakasi pizza, Victoria võtsin endale muna, sellist klassikalist hommikusööki on ka. Aga siis niisugune vaade üle ei saa kurta, siin saab sees olla ja saab ka väljas olla siin terrassil. Naudime siis hommikusööki ja vaatame, mida Victoria võttis. Vaade on sama nagu hotelli aknas, sellepärast, et minu arust meie hotell on siin üks korrus allpool täpselt samast kohas. No, mis te võtsite? See omlettist on kahjuks sibula ja paprikaga ja igasuguse mandiga. Teed ära või? Ma ei tea, tõenäoliselt mitte. Ma võin ise süüa. Aga eks elu näitab, jah. Kes saab näitab? Proovime ikkagi selle banaani ära, mida Euroopas ei pakuta ilmselt, kuna need on liiga lühikesed, liiga väiksed, liiga vähe kõverad. Mis kollased tunduvad või? Mis kollased, jah. Kollased, jah, ja lüts valged. Oota, kui pole nad sees. Aga maitset ei ole. Just vastu, just teistmoodi maitse. No, see on täiesti maitset juba. Victoria on Covidi saanud. Parem väiksem banaan kui Marokos. Või ma ei tea, kus me neid väikse banaane sõime seal. Marokos sõime, jah. Seal sõime ka, kus kasvanud. Siis natuke geograafia tundi ka. Kus kohas me oleme? Srirachas. Oleme siin ja siis siit küll üle selle hotellinurga ei näe, aga seal me tulime, siin on Pattaya. Sealt me tulime Pattayast. Ma ei tea, kas see Pattaya mingil moel hõlmab ka seda kohta siin, ma ei oska öelda. Aga siin me oleme Srirachas. Ja siis, kui te vaatate, siin on see Tai laht, siis nüüd sealt Tai lahe tagant on juba Bangkok, kuhu me lähme mingi aeg. Ma ei tea, kas seal päris on või jääb ta sinna kuskile peitu, ei oska öelda, sinna kuskil 80 kilomeetrit. Ja siis läheb teise poolt lahte läheb ka üks poolsaar, mida me ei näe, siis seal tagaotsas on Phuket, kus käivad hästi paljud eestlased puhkamas. Nii et selline õppetund teile. On sul midagi lisada? Ei. Nii, mis me siin Srirachas teha on? Tuleb välja, et siin on 2 loomaaeda.
üks on tiigripuur koos krokodillidega, teine on mingi teine loomaaed. Aga kuna Victoriale ei meeldi kittides tiigrid ja suured kassid, siis mõtlesime, et lähme sinna teise loomaaeda. Mis meil siin? Nii natukene sukust Tai sisemaad ka. Olen tulnud siit lahe äärest ära kuskile. See loomaaed asub kuskil natukene sisse minnes Taimaal, aga nagu näete, siis mets nagu mets ikka. Ja ananassipõllud. Ananassipõllud, palju rohelist. Palmid, näed, me ütlesime kohale. Ütlesime kohale. Nii, ja lasti meid siit maha. Seal tükk aega sealt oli sissepääs, sõidutati meid siia ette ja siin on siis. Lähme vaatame. Lähme vaatame. Ja ma ei tea, kas see näitab, et siin loomajas on nagu need metsikud ahvid, et hoidke oma asjades silma peale. Ja. Aga ma ei tea. Oletame, see on nagu tavaline looma, et kus on viidad, kus mida näeb. Need on siin lahtised. Nii nummar. Et telefoni midagi pihta ei pane või mütsi või... Ühesõnaga, nüüd suudeti meid kuskile, kus saab golfikäru rentida, siis saab ka see roosal alal sõita või? Jaa. Ja ma ei tea, ühesõnaga me saime siukse golfikäru kätte. Oleme pargime äkki. Kuigi kui me... Pargime äkki, vaatame neid loomi seal. Me saame siit sõita, jah. No jaa, aga sealt, sinna me vist ei saa pärast sõita. Seal on pingviinid. Ma ei tea. Ühesõnaga, me saime siukse golfikäru kätte. Andke meile aega, sõbrad. Peegel. Kusub pitsuksid vaadata. Me kohaneme. Me kohaneme. Kuhu me võime sõita, kuhu me ei või sõita. Aga pargime joonte vahele äkki siin. Kuhu joonte vahele, siis vaatame. Jäta meelde, 92 on meie see. Tema sõidavad sealt vabalt. Jah, mingi pingviinid on siin. Väga näha ei ole, see mudune. Mingi pingviinid on. Näha ei ole siit väga midagi. Seal näete hulpimas jõehobusid. Ja Victoria otsib siin valget ninasarvikut taga. Siin on kaelakirjakud. No. Tähendä. Nom. Nii hea. Joo. Nii hea. Kõik see ära. Nii. Võta ka ikka. Julge. Või julge.มันเชื่อไงยังไงนักเรียนเชิญครับ Suuri armas. Nii, ja jõudsime ühe suure ime juurde. Valge ninasarvik. On üks ninasarvik. Otto, tead seda lugu või? Ei. Nüüd tähendab sulle perset nüüd. Kumb perse on siis? Kallist ülevaataja, kumb perse siis on nagu parem? No, ma ei tea. Võtaks isegi ninasarvik oma, vaata, tal on saba ka, nii. Sa tead, et mu saba ei ole? Võt, valge ninasarvik ja higi voolab ojadele. Hei, kena neiu, kas peale saab? Kuhu sõidame? No ma ei tea, sõidame kuskile. No tule kaasa. No ma tulen kaasa. Tšau. Kuule, kes sa oled, kus sa pärit oled? Kuule Rakverest, kus sa pärit oled? Ei, ma olen seal Tallinnast. Mis su nimi on? Aadu. Aadu, ei, kuule Aadu, mine välja. Mine välja. Vaatame, seal lamab tiiger. Enne nägime lõvisid. Loomi siin on näha küll, rohkem ja paremini kui Tallinna loomajas. Mina viimati Tallinna loomajas tiigrit nägid. Ja kus lõvi nägid.
mis kaelkiirekut nägid? No kaelkiirekut. Millal sa oma seda surikaati silitasid? Ma ei ole surikaati kunagi saanud silitada. See oli nagu tänase päeva siiamaani tipphetk. Siuke ehtne, siuke hästi suur linnudžungel, kus võib näha kukke ja... Veel üks kukk. Ja kukk, äkki see ongi mingi kukemaja? Ei, seal on mingid paasonid ja... Paasonid ja... Näegi siit midagi sigimas või kedagi. See on ka siuke ülisuur linnupuur, kus on siis väga palju erinevaid linde, ma ei tea, valged tuvid ja sind kardavad. Ma arvan, et nad ei karta mind praegu. See on ka siuke värk. Kas sa Tallinna loomaaias nii ligidalt näed elevanti? Ei. Ära ihmuta elevanti ära. See läks mulle londiga vastu. Läks londiga vastu? Läks londiga vastu. No, kuule, mulle aitab. Kõigepealt on ladyboyd, nüüd on elevandilondid. Come on, tulime siia tagasi ja topsid läinud. Üks on läinud, teine on maas. Ilmselt kuradi ahvid reis. Tahtis ka kohvi juua. Jah, ahvid olid kohvi ja... No mis sa tuud? Ma viskan ära selle, siis ahvi kindlasti prügikasti. Ma ei tea, kui visar. Seal need pätid on nüüd. Ahah. No kus sa kohvi viisid? Kus kohvi on? Kohvigi tie, bled, suka, nahvi, bled. Need tuleb siia mulle ka veel. Väheks jäi või? Tal on üks jalg ei liigu. Vot niimoodi. Ei tohi jätta siia asja autosse. Ei, miks need veepudelit vesi ei tulnud tahvata? Nii. Kuhu edasi? Sinnapoole. Jõudsime šimpansside väljanäitusele. Üks šimpantsi nüüd jookseb ees. Su käses Sinna keerama. siia või? Jah. Tai džunglis. See on päris järsk see keeramine. Tai džunglis. Siin rallimine. Siin peaks olema metsika. Suslikult vaatavad siin kürat, mida siin autodes kõige pakutakse. Inimesed jätavad mütsid ja asjad siia. Mingi, vaata, head seda kaamerat pihta ei panda praegu. Paned kohe vana koi panid raha ja Täitsa ilus kiisu on. koju võtta või? Ei. Me ei jõua seda ülavalt saada. Nii, loomaias on käidud, kui me oleme veel loomaias. Me otsime väljapääsu. Ei, aga kuidas siis see loomaia kogemus sulle tundus? Oli siis nii hullu või? Jaa, mulle väga meeldis elevanti paitada ja see, kes see väike Mirkat, see on äge kaelkirekut toita, aga see, kus need suured vahemaad oli, see tiigrivi, see oli minust suht mõõdetu. Et see nagu vahem oli liiga suur, loomad olid, ikkagi sa nägid neid läbi klaasi, nad olid üsna kaugel ja klaasid olid mustad. Kas käib üle tohutu dramatiseerimine? Kuidas vist välja saame? Ma ei tea. See on niisugune lahe, niisugune golfikärude lahendus siin, kuna see territoorium on päris suur, siis on täitsa okei, nii et kui te tulete siia loomaaeda ja maksate mingi piletina, siis tahate mugavust, siis maksate ikkagi selle golfikäru hinna ka. Et kas vist jah, ma ei tea, kas see on päris laisloom või see on lihtsalt nagu on päris või? See on ikkagi jah. Ah? See on ikkagi jah.
see on see pikkade kätte kahv. Tõesõnaga ma arvan, et päris lahe looma, et tegelikult. Jah, see golfikäru lahendus on, nüüd see näitab nägu ka, ei see pole läisplamps, noh. See golfikäru lahendus on tõesti väga mugav. Vahepeal siin nagu jahutada ennast maha. Käia see territoorium läbi siukse päikse kui valavusega. Nüüd on päike jälle natuke pilve taha läinud, siis oleks ka korralik kardio, aga noh. Ma ei tea, suhteliselt mõnus, savar, suke lahe. Tunneb suke päris sill looma, et nii, ja kui tuleb paisse, siis loomulikult tuleb võdata pitsat. Tulime siia mingi pitsa kohta. Tai pitsa, kuidas pitsa on. Ma ei viitsi isegi välja mõelda, millised pitsad need on, et lihtsalt maitsen. Minul on igasugused mingi mereandidega ja mingi tai parase kastmega igal juhul. Mul on vaja seda. Õhuksed pitsad ja ei tea, vähesõnaga. ammusta anna teada. Saab tellida ka paksu põhjaga, ma ütlesin muuks kasvada. See tai kookose kafüüri kaste on huvitav, päris hea, aga väga õhuke pitsapõhi. Teistsugune, ma ei ütle, et on halb, väga omamoodi pitsa. Okei, ma võtsin ka mingisugust 50-50, kus üks pitsa on ühega, teine teisega. Ma juba visuaalselt näen, et see on parem kui Itaalia pitsa, kus on ainult üks asi peal, sest siin on ikkagi mitu asja ja paljud küsimused, kas ananassi pannakse pitsa peale. Ma ei tea, kas sul on ka see taina selline krõmpsuv kohe? Ta on nagu krüpsis, jah. See oleb pehme pitsa põhjus. Aga muidu on... See tainast on küpsetatud enne, kui see täidis on peale. Just, noh. Tainas on küll teistmoodi, põhi on teistmoodi. Aga muud asja, mis siin peale on, ei ole väga teistmoodi. Sinul ei ole tai kastat peal, minul on. Võtta maitse tai kastmega pitsat. Ja tuuakse alati ka pitsa kastet, kui seda ketsupit. Pitsat ketsupit, et kui ketsupist puud jääb, siis saab panna. Et just ütled, et see on tai pitsa? See on tai pitsa, või? Sa ei tunnestad? Väga spetsiifiline. Tai maitsad? Väga spetsiifiline. Teistmoodi maitse kui selle, mis mul on. No, see pitsa kompaniis on, see tainas on hoopis teistsugune. Eesti tainas on ikkagi parem, aga kate kõik see, aga jääb ikkagi Itaalia pitsa jääb alla. Tee, mis tahad. Ühesõnaga, Victoria arvas, et tal on küüned liiga pikad, et siis astusime kuskilt läbi, et teeb maniküüri, aga ma ei tea, pandi siukse tooli peal istuma. Maniküüri ka teha vast. Et ikka läheb maniküüri või? Jah. No vaatame siis. Muidu Victoria on sõtta närib küüned kogu aeg ära, vaata see hästi näritud küüned, et on korda. Noh, maniküüris käidud nagu naksti. Maniküüris on käidud, aga kõik naisterahvad mõistavad praegu mu muret, et see 1,5 nädalat tagasi lakkisin kodus küüned ära ja siis te kujutad ette, milline see küünelakk oli mu küüntel. Ja siis tüdruk tegi maniküüri ära ja siis valmis on. Ta lõikas, ta viilis, ta lõikas küünelahkasid, hakkas seda vana küünelakkide maha ei võtnud. Ma pidin eraldi küsima, et päriselt valmis on. Ühesõnaga nüüd sai see maha võetud, mingit lapki peale ei pandud, käib ka 200 kohalikus, on siis mingi 5 eurot, aga see on minu üks uus asi, et vana küünelakki eemaldus ei käi maniküüri hulka, et see oli päris hirmutav. Õlud juuakse jääga ja õle vana maniküür, las ta veel olla, käib ka. Või see vana küünelakk. Ei vaata, mis seal pole. Victoria ostis endale seelikusid. Väga ilus seelik. Mis on seelikul valesti? On püksid. Soe pesu on sees. Need on niisugust kilesest materjalist, mis tuleb siin ära võtta.
eile ostsime seeliku ja tõmbasime kogemata, või noh, mina tõmbasin kogemata niimoodi, et läks nii kõvasti tõmmatud, et läks õmblusest lahti. Täna ostsime 2 uut seelikut ja lõikame kiletrussikud maha. Kui tahate endal õmblustöid, siis kirjutage Victoriale. Ta disain. Nii, ja nüüd Victoria näitab teile seda ilusat seelikut. No, keeruta lina alla neid. Noh, keeruta. 2. Seelik number, ei pane seelikut. Siises küll. No sind ei saa usaldada. Nüüd tuli häbelik välja. No, minu arust on see ikkagi ilusam. Viktor, kas annab pesu ka või, kui sa seelikut kannad? Ikka. Näite. Ja väljas on juba läinud pimedaks. All sulistavad lapsed basseinis, seal saab veel midagi juua, kui vaja tahta või süüa. Ja see hästi kaugel, see Hiina koda. Näite. Milline bimbo siin. Aga seda me peame ütlema, et ei ole vaja meie poole pöörduda, et pakkuda ennast 3. Me võime küll siukse mulje jätta, aga ei ole vaja pakkuda. Meil on 2 piisavalt lõpus. Jah. On ikka või? Jaa. Ja siis mõtlesime, et teeme väikse siukse romantika siin oma hotelli rõdul. Väike, mis siin on, Korean barbecue pähklid, hotid, Double honey pähklid, kodu tehtud koogid ja vaadake neid viinamarja. Mutant viinamarja, ma ei tea, kuidas neid üldse. Ja siis ma ei tea, mis on Pomelo vist. Ja siis eile ostetud see puuvilja käsitöö, puuvilja vein, mis tundus nii huvitav olevat. Jah, on isukallis. Isukallis. Silma ei vaata mulle või? Ma vaatan läbi kaamera sulle silma, näed. 4 aastat juba kooselu ja... Ei ole. 4 aastat kohtumisest saab 13 veebruar täis. Ja kooselu on 26 juuni. Ja ikka romantikat kui palju. See omapärase hea maitsega, hapu kõik, aga see mahusus käib. Oleks ta veel mingit rais, oleks nagu eriti äge. Aga noh, naudime ja nautige teie ka ja vaatame, mis siis on. Homme lähme Mäotsa. Kui mägi ei tule Muhamedi juurde, siis Muhamed läheb mäe. Just. No ma ei saa. Söömut ainult Viinamäe. Nii, ja käes on järjekordne hommik siin Taimaal. Pühapäeva hommik. Pühapäeva hommik. Nagu näete, pilvi on natukene, aga päike paistab otse lagi pähe. Ja. Et kui te tulete Taisse, vaatate ilma ja mõtlete, et issand pilvine, siis see ei ole üldse halb, see on hea. Just täna mõtlesin, kusjuures, et enne tulekut siia mõtlesin, äkki peaks mingid igaks pikad püksid kaasa võtma. Et äkki õhtuti või midagi on külm või sajab vihma, siis on vaja nagu soojalt riidesse panna. Mul on väga hea meel, et ma seda ei teinud, sest et siin ei ole pikkade riietega tõesti mitte midagi teha. Templisse minna ainult, kuhu meie täna ka suundume, õlad kaetud, põlved peavad olema kaetud. Õlad ei ole kaetud. See on Victoria on jälle kuskil mäe otsa, laus päiksega minna. Mäe otsa, laus päiksega. Meil on vaja vaadata, ma tahan, sina ei tea, miks üks pudakuju on ribid paljad ja kõhna ja ära nälginud. Sest Hiina puda sai kõik täiesti ära. Ei olnud nii. Räägi kiiremini, ära nüüd väga pikalt. Ma räägin seda mäe otsas, kui see puda on seal, muidu ei räägi. Vaatame, kas me üldse mäe otsa jõuame. Sest tegelikult uskumatu keset metsa
džunglis kasvavad keset banaanid. tänavat, see on tänav. Ei ole, näed, see on See tänav. on tänav. See on džungel. See on tänava äär. Ei ole. See on džungli äär. Õunapuud. See on džungli äär. Nii. Thank you. Tahtsin teile näidata asja, et siin autoklaasid, kui te vaatate, siis isegi esiklaasid on nii tumedad, et ei näe sisse. Ei tea, kas seal on inimene sees või ei ole? Jah. Et see on ka üks omapära. Loomulikult, kui siin on mingi aasta läbi megapalav ja päike kogu aeg, siis ilmselt teistmoodi pole võimalik. Et need ei ole mafioosnikud autod, et need on sellised. Aga me tahtsin kütusehindadest rääkida, kuna me oleme siin bensojaamas. Ja siin ma ei tea, kas läbi selle kaamera näeb. Ühesõnaga, kütusehind on 30-31 keskmiselt. Ma ei tea, kas see on liitri kohta ilmselt või. Ja Victoria kohe arvutab välja, mis see hind on. Mingi 75-80 senti. 75-80 senti on kütusehind. Vähemalt peaks nii olema. Ja kui näete, jah, siin elektriliin on hästi palju. Krussis kõik. Ja siin näete maas, kuidas inimesed töötavad, teostavad elektritöid. Aga nüüd lähme sinna Buda juurde mäe otsa. Ma ei tea, kas siin need väravad on. Ei tea, kas need on nüüd õnneväravad või põrguväravad. Kui me siin üles jõuame lõpuks. Ikka õnne. Ikka õnneväravad. Et ma ei tea, kas siit on näha, aga kuskil seal metsas üleval on see. See on ka Munga klooster. Munga klooster. Teel munkade Buda juurde, siis igal pool on mingid ahvid. Jooksevad ringi nagu kassid meil. Hüppavad. Vaata seal, vaata. Ei, mööda. Neid on ikka väga palju siin. Loodame, et siis igast mütsid ja kaamerad ja telefonid. Kuule, kus ajad? Kuule, sinna poole või? Kuule. Teised on seal. Ei räägi ka mitte midagi. Oleme jõudnud kuskile tähenduslikele treppidele, mis viib meid suure õndsuse poole. Need maad on siin ääres kaitseks. Kaitseks mille eest? Kurja eest. Täiesti kutsus. Siit pole inimesi ka nagu. See on paar lõlbet tuleb veel saari pealt. Siia otsa on nagu äge kõndis ja noh, vaatan. Okei, aga pole vist, ma ei tea, ja siit näha on, pole vist kuiva kohta. Siis nagu jõudsime mingi kollase kuradi Simpsoni mehiks. Selline ta on. Loodame, et nii suured piinad, mis meid siia saatsid, toob mingisugusegi hingeõnnistuse ja hingerahu. Ei taha vesi lõppeda kehast otsa. Vaata, sa isegi siin hikimullid. See on nagu rets. Mis sa siis räägid, oli äge Buda kuju? See polnud see, mis ma tahtsin. Jälle häda. Aga ei no väga äge nähtud ta sai. Vaata, kui ilus linnavaade. Sellist linnavaadet saab oleks kuskil. Aga tegema lähtin selle valgetada. See, mis siit paistab otsa ees. Ühesõnaga hea on see, et siin ei ole turiste ja keegi küsi su käest, milline see olema peab. Et nii, nüüd me oleme siin mäe otsas Sri Ratsa selle Buda kuju juures. Ja ma küsisin AI-lt, nüüd kui AI valetab ja me vangi lähme, siis me saame süüdistada AI-d. Nii, siin on need kellad ja iga kella küljes on haamer. Ja need haamrid on mõeldud selleks, et ka külastajad saaksid neid kasutada, mitte ainult mungad, aga neid ei tohi lüüa mingi jõuliselt ja tugevalt, vaid niimoodi õrna, lihtsalt nagu lüüa helisema ja sellega saab soovida soove, niisuguse heatahtlikke soove, et sinu karma lõppeks või
või sul läks hästi, lihtsalt saada siit soov teele ja see kuju täidab su soov. Ehk siis mitte selline soov, mida mina endale soovin nagu Ikka endale. Mitte isekas, aga et maailmale hea. Ei, ikka endale. Ikka endale, isekas. Loomulikult. Kas ma pean selle ka vahele kütlema või? Ei, sa ei pea just ütlema. Sa ei julge, et ma soovin või? No mul on täiesti ükski. See on sinu soov, mina lihtsalt ütlesin, neid on võimalik siin lüüa, et see ei riku mingisugust etikettiga tava ega... Mis ma soovin? Ainult ühe soovi või? Või iga kella juures? Sa võid ükskõik, kus soovid. No, kuule, see soov ei jõudnud mitte kuskil. Ja nüüd see soov läks lendu. Mida ma siis soovin? Minu soov tühistatud. Tühistame Victoria soovi. Victoria soovi ära. Et need karmavõlad kõik taanduksid. Ei tohi kõva häälega öelda. Minu elu oleks niisugune päikesepaista, aga mitte nii palav. Ühesõnaga, ma loodan lihtsalt kõike head, mul ei ole kindlat soovi. Et kõik paha hoiaks eemale. Sisalik. Ei näinud. Sisalik jooksis siit sisse, ta jooksis mu soovi täitma. Vaatan, kas sisalik on siin kuskil. Vaat. Nüüd on soovid täidetud. Oh my god. Nojah, nüüd läheme vaatame siis päevitamata selle kujuga üle. Jõudsime järjekordsi kuju juurde või ma ei tea, kuhu pääsime jõudsime. See ei ole kohtiga. See ei ole kohtiga, aga siis saab pentostega. Koega nii palju. See on õige koht. On õige koht või? Jah. Kuju on siia. Katsukene vari olla. Shit. Luus on nagu just duši all käin. Õud. Ja siis saab siin valge kuju terrassil natukene vaadet viivida ja maada on natuke madalam kui kollasel kujul. Valge kuju on üleval. No ma tean, et on. Ma näitame sealt uuesti. Sa näed praegu valelikku informatsiooni. Siises küll, kas ei ole terrass või? See on keldrikorrus. Keldrikorrus. Näete, millega ma pean elama. Kas oligi nüüd see iga õnnistus, mida ma selle kellaga lõin, et veel rohkem targutamist saada või? Ühesõnaga, kui te siin üles lähed, ärge lööge seda kella, see läheb hullemaks. Olge rahul, mis teiega on ja ärge loodkigi, et midagi paremaks läheb. Kui läheb, siis on see lihtsalt nagu hingeõnnistus ja vedamine. Ma tahan vaatama selle valge kujuga üle. Aga ma nagu... Aga ma tõesti ei saa aru, miks peab mingisuguseid kujusid kummardama, see on ikka täiesti õudne. Nii, ja nüüd fakti täpselt olles siis tulime siia ülemisele terrassile. Ma ei tea, mis pilti sealt saab, huvitav pilti teha saab. Ja selline see on, valge kuju. Miks ta valge oli, ma ei tea. Ma ei tea. Nii palju siis saate aru, ma pean ronima mingi räige mäe otsa, mingisugune 10 000 sammu ja siis ma küsin, mis sa see valget kujust näha tahad. Ma ei tea, ta on lihtsalt valge suhte kuju. Ja ei ole asja, millele AI ei teaks vastust. Ühesõnaga, see valge Buda kuju ei ole lihtsalt valge ega juhuslik, vaid see sümboliseerib erakordselt suurt valgustatust, nirvaanasse jõudmist, puhtust, tema suur kannatuste rada, mis oli eriti räige, sai totaalse puhastuse, nii et see on ülim Buda puhtuse kuju. Need kollased... Aga kas tead, miks tal käsi niimoodi on? Ei tea. See tähendab, et ta näitab rahu. Budasid on erinevad, see on lapikud, see on see Buda, mis näeb surma poole. Aga see OK märk ei olnud mitte mingisugune... Meil oli suur see skandaal, kuidas seal meie EKRE liige näitas seal seda OK märki, et see on natsi märk. Ei, see näitab rahu.
siis on budad, kes puudutab maad või siis seda ühesõnaga budad on nähtud, meie kannatuste radasi üles on ka olnud väga nirvaanalik, väga puhastav. Jah, aga meil on vaja veel alla jõuda ja siis basseini. Kuigi ma olen juba basseinis käinud, vaata ennast. Kõik annetused siia nad ehitavad seda kloostrit, et siis, kus on nüüd lähme sealt kaudu? Lähme sealt kaudu, jah. Või lähme ikka oma lemmik kaudu? Tuk-tuk isegi. On või? Jah. No lähme vaatame. ใครจะร่วมสร้างบุญใหญ่นะพี่นะการสร้างโบสถ์ Nii, ja viimane õhtu Sri Ratchas. Vaadake, Victoria pani endale oma ilusa disainitud lõivutud seeliku selga. Lähme vaatame, kas siin vabu kohti on ja lähme sööme siin hotelli juures kuskil siin kohas. Aga menüü toodi meile ka, mis on väga hästi. Saad aru? Jaa, siis ma siit aru saan. Kohalikus keeles. Kohalikus keeles. Aga ma mõtlesin, et siin nad kõik küpsetavad seda beefi buffeed. Miks mitte, me oleme juba profid ja eile saime profideks, et me võtame seda ja siis sööme lihtsalt liha, küpsetame ise siin kuskil laua peal. Loodame, et sadama ei hakka, kui mingid väiksed tibud tulevad, aga läbi suurte võitluste siis mõtlesime, et küpsetame siis ise, sest grill ju tehti valmis, me ei pea ise hakkama siin süsi kuumendama. Ja siis siin saab liha, mingid köögiviljad, kastet. Me küsisime eraldi seda Sri Ratcha kastet ja lubas minna vaatama, kas seda on. Me saaksime nähti seda originaalset, ma ei tea, see vist on... See on veiseliha, ribai ja... Veiseliha, sealiha. Sealiha. Yeah, Sri Ratcha. Amazing. Thank you. And do you want the small cup? No, that's good. This is okay. Yeah, Okay. thank you so much. This is all purple. Ühesõnaga, nüüd me oleme Sri Ratcha linnas ja võt, see on nüüd originaalne kastet. Nüüd me saame süüa seda Sri Ratcha. Here, Sri Ratcha. Yes. And this is Sri Ratcha sauce. Yes. Okay, Nii. Davai. Hakkame Siis metime, siin on mingid erinevad, siin on midagi natukene see on mingi taikaste ja... Aga ühesõnaga, siis vaatame, kas Sri Ratcha teeb liha paremaks. Ja Victoria paneb selle... Ei, meeste töö on grillimine. Sa saad toorast. Nii, tilgutasime siia seda Sri Ratcha kastet peale. No, räägi siis. Kõige suurem tükk, kõige suurema kastmega. Ma ei saanud aru. Okei, ma võtan ise. Oleme tulnud siia Sri Ratchasse mettima, praadima liha, sest siin kokad ise ei viitsi süüa teha. Nad toovad sul lihtsalt liha lauda, küpseta ise, küpseta köögivilju, sibulat, söörohelist, siin pakutakse kastet ja meie lasime tuua, olles Sri Ratcha linnas, spetsiaalselt kohalikku Sri Ratcha kastet, mida me manustasime siia liha peale. No, kus sa saad siis öelda kehvasti. Ta on siuke ülikange, eks, ta on siuke mõnus kaste. Näiteks need, mis see toodi, need on vürtsikad, see on vürtsikad, see on mitte nii väga. Nii et grillime ja sillime ja vaadake Victoria ilusti kõik. Vaid on siin täis nii tubliks naiseks hakanud. Uhke. Vein ei ole kohalik, see on Austraalia vein. Šokolaad. Väga kaunis. Nii, käes on esmaspäev. Aeg on lahkuda Sri Ratchast. Ei ole Sri Ratcha. Ja minna Bangkoki. Juba käed hakkavad värisuma, sain üks, et jõuame Bangkoki. Aga ma ootan siin taksot. Takso tuleb 9 minuti pärast. 19. 19. 18 minutit. Jesus. Ühesõnaga, kui telite Boltiga, siis valige sinna kohe aegsasti sularaha, sellepärast, et... Mind lasi taksojuht üle. Sellepärast, et siis nad ei pruugi akseptida üldse taksosõitu. Ilmselt sellepärast, et võtavad sularaha, siis muidu kaardiga maksavad, siis peate maksma seda makse. Ja siis kas nad ei aksepteeri üldse või siis kui
tühistati tellimuse sihuke omapära ja siis Taist veel rääkides, et siin piirangutest tuli välja, et alkoholiga tuli siin piirang nüüd sellest nädalast, eelmisest nädalast, et kella 1-st kella 5 päeval ei tohi alkoholi juua. Et kui te selle vahel joote näiteks kuskil baaris, millel ei ole litsentsi, siis politsei võib tulla teile trahvi teha. $300 ja korduv karistuseks on vanglakaristus. Ja, et kui sa ostad endale kell 1.55 2 õlut ja sa ühe jood 5 minutiga ära, aga teine jääb peale 2, siis... Aga seda ma ei tea, kas näiteks avalikus kohas tarbides siis ka ei tohi avalikus kohas tarbida üldse. Kui hotellis tarbite, siis mõelge, kui jaburs on. Päeval kella 1-st kella 5 ei tohi. See pole mitte mingisugust muud põhjust, kui kontrollida, inimesi lömatada. Ainult mäda aju ei saa aru, et see on kuradi kontrolli, mitte mingisugune kuradi alkoholi, ma ei tea, mis asi võitlus, mida iganes. Pluss ei tohi Tais tegelikult veipida, aga ikka veibitakse salaja, siin võib ka trahvid olla asjad ja tegelikult on ka prostitutsioon Tais keelatud. Nii et kui te tellite prostituudi, siis on politsei lihtsalt ka teile trahvi teha tegelikult. Põhjus seaduseks on. Nii et ootame nüüd see takso, ma ei tea, kuidas takso nii kaua tuleb, minu jaoks oli siin. Nii et oleks nüüd võtta vabalt odavama takso, aga faktikontroll või Bolti teadlane ütles, et ei ole mõtet seda odavamat võtta, et siis sa pead ootama seda, nüüd ma ootame niikuinii. No see tüüp selles küll närvi, et sa lihtsalt laseb üle. Küsib, kas ma maksan sularahast või kaardiga, sa näed, et mul on juba kaardiga makstud. Ja siis juba, give me a break, amma ei lähe, siis cancelda ära. Ma ütlesin, et mina ei cancelda, sina canceldad. Sa acceptisid raidi, et sa kas viid mind kohale või canceldad ise. Ja ta polegi ära canceldanud. Mul siiamaani ta näitab, et ta siin ootab, kuni ma canceldan. Aga mina olen nii tropp, et ma ei cancelda. Ja siis ma võtsin see takso, ma valisin kohe sealt sularahaga ja see takso nüüd tõesti tuleb väga kaugelt kuidagi, väga kaua on see ootamisaeg siin. Et, see on Tai, see on Bangkok. See ei ole mingi pisikene Eesti tead. Ja peale 18 minutit ootamist lõpuks saabub takso. Et alati, kui teile pakutakse midagi odavat, siis tegelikult tuleb see teile kallimalt kätte. Minu taksojuht ka, ta nüüd ähvardab meid. Siis tema ütleb mulle, et ikkagi mul on non-refundable kaard ja kui ma tahan oma raha tagasi saada, siis mina pean canceldama. Ütlesin, ma ei cancelda. Siis ta ütleb mulle, sinu kaotus, et ma siis lähen koju magama ja ei sõida rohkem täna. Sest ta ilmselgelt ei saa uut töö otsa võtta. Lähme, jah. Auto ise on ju vägev seest. Elektriauto tundub olevat. Ruumi siin on. Päris palju ruumi on, jaa. Väga huvitav tõesti. Mõnes mõttest võis oodata, aga jah, kui tahate tellida Boltiga millegagi, siis pange endale aegsasti sularaha, sest nad ei taha väga kaardidega jamada. Nii et võib-olla saab Victoria isegi Tai mahvi endale kaela selle takso juhina. Põhimõtteliselt, jah. Ma arvan, et seda läks mind juba Bangkoki otsima. Ja, kirjuta talle, et ma olen juba Bangkokis, kuule, siin üks normaalne taksojuht viisi meid ära ja viskasime talle veel jotsi siin. Viskasime talle 50% jotsi. Aga ühesõnaga nüüd 90 kilti ja Bangkoki. Meie tee on konarilipp sinna Bangkoki. Kõigepealt esimene taksojuht laseb üle, siis teine sõitis kogematust millegi otsa maanteel, kuskil oli varjus ja nüüd sealt teisi otsa natuke vist katki. Loodame, et saame siiski jätkata oma sõitu, jõuame õhtuks vähemalt. Loodame, et kõik on elusad, sest see kolaks oli tegelikult päris suur. Ei tea, siin ütle mingi jupp, mis on mees vedeles ja teise auto tagant ei näinud. Aga loodame, et me ikka õhtuks jõuame Bangkoki. 70 kilomeetrit on veel minna. Oma takso maha jätma, nüüd tuleb 3. takso. No kui see ei ole midagi, mida universum tahaks meile öelda või vihjet anda, siis ma ei tea, mis veel on. Nii et ootame siin kuskil maantee ääres nüüd uut Bolti. Vaatame, kas tuleb õigesse kohta ja kas viib meid õigesse kohta ja see on meie 4. takso, et saada Bangkoki. Mõtet ei ole, Bolt pakub sulle 2 korda soodsamat hinda, mingi Basicut ja Bolti ei ole mõtet võtta, nad aktseptivad selle raidi ära, aga nad ei tule ja nad isegi ei ütle sulle, et nad ei tule.
lõpuks võtsime siis Priority, mis siis poole tee pealt Bangkokini on 1100 kohalikku, see on siis mingi 27 €. Võrdluseks esimene juht, kes meid üle lasi tuimalt Shiracha linnast, see oli 800 kohalikku, ehk siis mingi 20 €. Ma olen pool teed sõidetud. Õudne dramaatiline taksotaju on siin ikka. Ühesõnaga ei ole mõtet iga paari euro pärast üle mõelda. Siin võib-olla läheb segadust seda, et see rahaühik on nii madal, et kas on sul 1100 või 900, siis seal ei ole tegelikult väga suurt vahet. Kui te hakkate seal igat senti taga ajama, siis ma olen nagu fucking elus nii palju kogenud. Kui te hakkate mingit odavamat ajada, läheb see ajaliselt, lõpus läheb see teile kallimaks. Võtke lihtsalt mingisugune normaalne teenus, mis on see keskpärane nagu parem. Miks ta pakub sulle, see on Bolti teenus, miks ta pakub sulle täpselt seda teenust, mida sa tellisid. Nii et ühesõnaga, ärge ajage 2 eurot lõhki. Universum maksab teile selle eest kohe niimoodi. Sest pole midagi või kedagi iroonilisemad universum, kes teid õpetab mitte koonerdama ja mingisugust juuksekarva lõhki ajama. Aga no nüüd lähme, sõidame, vaatame, kas me ikka jõuame Bangkoki. Ja kui jõuame, kas me sealt minema saame enam. Mitu taksot veel läheb või? Oh no. Enam hullemaks minna ei saa. Saab. Alati saab. Kõik annab. Kõige saab välja. Nii, oleme jõudnud jah siia Bangkoki. Vihm on nagu õnneks järele jäänud, aga telefoni tuli hoiatus, et mingisugune tamm ajab kuskilt mingit vett välja ja tohutu kiirusega ja merevee tase on tõusnud oluliselt, et kui te elate ranna ääres, et siis olge ettevaatlik. Eestis on nii tore olla. Aga äkki meil on mingi kõrgem korrus, siis me ei pea kartma. Vähemalt esialgu küll. Ja lävatab seda tammi üle ja paneme see punni ette talle, et ta jääks üle. Tõsiselt raha. No, igatahes oleme jõudnud Bangkoki hotelli. Bangkoki hotelli. Vaatame siis, loodame, et saame sisse. Meie 4 takso rännak on nii pikaks kujunenud, et